Tere õhtust! Tere õhtust! Tere Mark, tere Maris, tere Merlin. Mina ainus, kes K-tähega nimega ei ole täna. Aga kindlasti need, kes on varem Migraventioni webinaridel olnud, siis need mõtlevad, et kus Katrin on kadunud. Katrin on täitsa alles, aga täna olen mina hoopis siin Kristin Moppel, kes on Migraventioni turundusjuht. Ja siis proovime teha nii, et Mark, kes siis on Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloog, ühtlasi ka Migraventioni üks kaasasutajatest, räägib meile kõigepealt monoklonaarsetest ravimitest ja siis saame juba lähemalt Merlini ja Marisega tuttavaks, kuulame nende lugusid ja kogemusi sellel teekonnal. Küsimusi saate nagu ikka kirjutada meile chati või Q&A vahelehele ja siis nendele vastame järjest lõpupoole. Aga ma rohkem sissejuhatuseks ei räägigi midagi, nii et Mark, võta üle. Ja, tere õhtust! Tõepoolest, et täna siis paluti natuke rääkida migreeni ravist monoklonaalsete antikehadega. See on praegu tõepoolest selline kuum teema, mitte ainult Eestis, vaid maailmas tervikuna ja hästi palju küsimusi on ja hästi palju käib patsiente vastuvõtul, kes juba teadlikult tulevad ja küsivad täiendavaid küsimusi selle ravi kohta. Ja mõtlesimegi, et peaks tegema ka webinari sel teemal, et võib-olla mõne inimese jaoks lihtsustada seda info kättesaamist. Ja tõepoolest räägin siis täna hästi lühidalt CGRP vastast monoklonaalsetest antikehadest migreeni ravis. Kuna ma mainin siin ravimeid, et siin on kõik võimalikud minu potentsiaalsed huvide konfliktid seoses tänase presentatsiooniga kaasa arvatud. Aga tegelikult, kui me räägime CGRP vastast monoklonaalsetest antikehadest, siis me räägime migreeni ravi ainult ühest osast. Et teatavasti migreen on kompleksne haigus ja migreeni ravi on ka multimodaalne ja hästi kompleksne, mis koosneb mitmest mittefarmakoloogilisest ravist ja ka farmakoloogiline ravi, ehk kui me kasutame mingisuguseid medikamente, et see jaotub samuti kaheks, et on hooravi, et alanud ataki peatada ja siis on eraldi olemas ka profülaktiline ravi ja need CGRP monoklonaalsed antikehad ongi profülaktilise farmakoloogilise ravi osa ja põhiline eesmärk profülaktilisel ravil on vähendada migreeni atakkide, migreeni hoogude sagedust. Ja seda sagedust mõõdetakse universaalse sellise instrumendina ehk peavalupäevikuna. Ja peavalupäevik on mõnede profülaktiliste ravivõimaluste kompenseerimise juures Eestis on kohustuslik. Siin, kui me räägime näiteks ka sellest, et haigekassa teatud rangetel tingimustel kompenseerib ravi haiglateenusena kroonilise migreeni patsientidele botoksiga, siis botoksi puhul seal on ka haigekassa kompensatsiooni kriteeriumis täiesti rangelt kirjas, et patsient peab täitma korralikult peavalupäevikud. See on see vormiline pool, aga tegelikult kui me räägime ka sisulisest poolest, siis see ongi lihtsasti teostatav selline mõõdik või instrument, mis on vajalik kõige õigemate raviotsuste tegemiseks, kui arsti poolt vaadata ja patsiendile endale on ka päris ülevaatlik ja informatiivne. Aga see farmakoloogiline ravi iseenesest CGRP vastu monoklonaalsete antikehadega sai alguse sellest, kui suurusjärk 30 aastat tagasi avastati, et migreen on seotud sellise molekuliga nagu CGRP. CGRP taga seisab ingliskeelne mõiste calcitonin gene-related peptide ehk eesti keelde tõlgituna on see calcitoniini geeniga seotud peptiid, on üks selline valk meil kõigil organismis olemas. Ja
üks selline eksperimentaalne mudel siis näitas, et kui tervetele inimestele, kellel ei ole üldse migreenisüstida sedasama CGRP-d, siis umbes tund aega hiljem tal areneb migreenilaadne peavaluatakk. Ja see seos ütles, et CGRP on asjaga seotud, kuid peab ütlema, et kindlasti see CGRP palk ei ole ainus migreeni patofüsioloogias ehk migreeni mehhanismidega seotud molekul. Ja seda samuti kaudselt näitas ka see, et kui täpselt sama eksperimenti siis vabatahtlikele migreeniga inimestele tehti, siis neil tekkis täpselt samamoodi umbes tund aega peale süstimist migreeniatakk, kuid neil tekkis erinevalt kontrollgrupist 6 tundi hiljem ka selline pikem päris migreenihoog ka veel, mis näitas, et ei mängi rolli ainult ise see CGRP, vaid ka teised mehhanismid on siin juures, mida nendel inimestel ei ole migreeni, need siis käiku ei lähe. Aga kindel seos CGRP vahel oli selle juba eksperimentaalse mudeliga näidatud. Ja tegelikult on teada, et CGRP molekuli tase otseselt sõltub sellest, kas inimesel parasjagu on käigus migreenihoog või mitte. Ja samuti on näidatud, et kui migreenihoo ajal inimene kasutab migreenihoo ravimit, et antud uuringus kasutati siis sumatriptaani, siis peale seda, kui inimene võttis sumatriptaani, migreenihoog hakkas mööduma, siis ka CGRP tase veres hakkas langema hoogude eelsele tasemele. Nii et nagu te näete, et mitmeid selliseid eksperimentaalseid mudeleid, mis on väga selgesti tõestanud CGRP molekuli seost migreeni mehhanismidega. Ja läks suurusjärk siis 15 aastat enne, kui töötati välja vastavad ravimid, mis suudavad mõjuda sellele migreeni patogeneesi või mehhanismi ahelale. Ja praeguseks hetkeks on maailmas olemas 4 preparaati, mis kuuluvad CGRP vastaste monoklonaalsete antikehade rühma. Nad on iseenesest kõik sarnased, kõik nad toimuvad sel teel, et nad katkestavad seda CGRP rada ja selle arvel siis migreenihoogude arv inimestel väheneb. Ehk CGRP tõusu nagu suudetakse sellega vältida. Nende ainus erinevus nendel ravimitel on selles, et üks nendest 4 erenumab on siis selline, mis blokeerib neid rakkudel retseptoreid, millega seostub see valk CGRP, kõik teised seovad valku ennast. Aga see rada iseenesest, kuhu sekkutakse nende ravimitega, on täpselt sama. Ja maailmas on siis olemas, nagu ma ütlesin, 4 toimeainet, need on siis erenumab, eptinezumab, fremanezumab ja galcanezumab ning Eestis on siis praeguseks, Eestis on jõudnud siis need, mis on punaseks ära märgitud siin, et ehk siis on olemas erenumab, mis oli esimene, fremanezumab oli teine ja nüüd on mõned nädalad, kui eptinezumab on ka Eestisse sisuliselt jõudnud. Et mis neil kõigil ühist on see, et tõepoolest nad kõik toimuvad ühele ja samale rajale. Neil on ühine ka see, et ükski neist ei ole suukaudne, nad on kõik manustatavad kas nahaalusi või veenisiseselt, ehk siis sisuliselt süstitavad ravimid. Ühine on see, et neil on sisuliselt selline standardne annus, ehk siis seal ei ole vaja nagu tablettidega meil sageli alustada väiksest annusest ja minna üles enne, kui sa jõuad selle toimiva annuseni. Ja hästi paljudel inimestel toimivad need rohud ka päris kiiresti, jällegi erinevalt tablettravist, mis samuti on efektiivne, kuid seal mõnikord tuleb oodata selle efekti saabumist mõned nädalad. Nende
mõned erinevused on seotud ka sellega, et kui suur on nõndanimetatud biosaadavus ehk siis kui palju sellest süstitavast kogusest sisuliselt nagu jõuab selle eesmärgini ehk siis CGRP ahela blokeerimiseni. Ja kõige suurema biosaadavusega peetakse on seda, mida manustatakse veenisiseselt ehk siis eptinezumaabi, kõik teised on nahaalused süstitavad. Samuti on ühine neil, et see manustamine on suhteliselt harv, mis on tingitud sellest, et nende molekulide, nende ainete poolväärtusajad on üpriski pikad, need on mõõdetavad päevadega, et siin võrdluseks võib öelda, et kui inimene võtab näiteks sedasama sumatritaani või mõnda muud valuväigistit, siis enamus neist omab poolväärtust aega kusagil 2–6 tundi. Siin me räägime päevadest nagu 4 nädalat ja isegi kuni 45 päeva on poolväärtusaeg. See tagab seda, et ei pea iga päev süstima, nagu näiteks suhkruhaiged, kes peavad insuliini mitu korda päevas süstima endale, vaid süstimine käib kas kord kuus või siis kord kvartalis. Siin on võrdluseks ära toodud ka need annused, nagu ma ütlesin, standardsed annused enam-vähem on, et eptinezumaabi intravenoosne annus on 100 mg, mida tehakse üks kord veeni 3 kuu tagant. Erenumaab omab 2 annuse suurus 70 või 140 mg. Fremanezumaab ühekordne annus on 225 mg. Seda tehakse kord kuus, kuid tänu selle, et fremanesumaabil on kõige pikem poolväärtusaeg, seda on võimalik süstida ka kord kvartalis, nagu uuringud on näidanud, aga sellisel juhul inimene peab 3-kordselt seda annust endale süstima, et kui ühekordne on 225, mida tuleb kord kuus süstida, siis kui patsient eelistab süstimist kord kvartalis, siis ta peab ühe korraga tegema endale 3 225 mg süsti ehk sisuliselt, mis puudutab näiteks kas või see annus jääb samaks tegelikult üldiselt, lihtsalt see manustamine on harvem ja mõned patsiendid eelistavad kord kvartalis süstida, mõned eelistavad kord kuus. Ja galkanezumaab, mida Eestis praegu ei ole, seal on ainuke erinevus on see, et seal on nõndanimetatud loading dose ehk see esimene annus on 2 korda suurem, 240 mg ja siis läheb säilitusannus suurus 120 mg, aga süstimine on täpselt samamoodi nahaalusi ja kord kuus. Ja efekti koha pealt peab ütlema, et see on nagu alati ravimitega on individuaalne, aga need, kellele see ravi sobib, selles mõttes sobib, et ta on efektiivne, et inimesed siis sageli ei peagi ootama mitmeid nädalaid, kuni toime saabub, et kohe peale esimest süsti paljudele juba on kohe järgmine kuu on oluliselt harvem migreeni hoogude arv, oluliselt väiksem. Seda ette prognoosida kahjuks me ei oska, et kellel see efekt tuleb hästi kiiresti ja hästi väljendunud, kellel efekt on tagasihoidlik ja teatud protsent inimesi on ka, kellel see ravi üldse ei toimi. See veel kord näitab, et see CGRP kindlasti pole ainus molekul, mis migreeni kui kompleksse haiguse puhul mängib mehhanismide seisukohalt nagu rolli. Aga kindlasti see on üks juhtivaid ja kui vaadata jällegi, et missugused profülaktilise ravi võimalused üldse migreeniravis on, et siis tegelikult kõik muu, välja arvatud need CGRP-vastased antikehad, on mittespetsiifiline ehk tegelikult need tablettravid, ka botoksi kasutamine kroonilise migreeni profülaktikas, tegelikult nendel kõikidel on ka teisi näidustusi, mille puhul me neid kasutame, aga ka migreen. Erinevus monoklonaalsete antikehadega on selles, et nendel ongi ainult üks näidustus ja see ongi puhas migreen ja see on tänu sellele, et nad ongi spetsiifiliselt migreeni profülaktikaks disainitud. Ja kui me räägime üldse nagu ajaloos, see on läbi ajaloo esimesed migreeni spetsiifilised profülaktilised ravimid. Ja väga paljud inimesed on ülimalt rahul selle raviga.
Eestis on, mis ma lõppu siia ütlen, Eestis on juunis kinnitatud uus migreeni ravijuhis. See on kõigile kättesaadav, kui te tahate detailsemalt seda lugeda, siis tuleb minna ravijuhend.ee kodulehele ja seal siis otsingusse panna kas või migreen ja siis leiab seda ravijuhist täismahus ja siis saab lugeda, et missuguseid migreeni ravivõimalusi Eestis, mis järjekorras nagu soovitakse. Ja konkreetselt siin on üks väike nagu algoritm, kuidas seda profülaktilist ravi vastavalt ravijuhisele Eestis kasutada. Ehk loomulikult eelduseks on üldse see, et diagnoos on õige ja ravijuhis toobki välja, et selleks, et diagnoosi püstitada on vaja seda anamneesi ehk ajalugu, et arst peab ütlema, et see tõesti on migreen. Ja selleks, et eristada, kas on episoodiline või krooniline, selleks ongi ka peavalupäevik hästi oluline, mis peaks olema võimalikult hästi täidetud. Ja lähtuvalt sellest, kas ta on episoodiline või krooniline, siis saab juba arst, kes võib olla igapäevaselt ei tööta migreeniga inimestega, siin eeskätt me räägime perearstidest, vaadata, et mis on need esimese valiku ravimid ja hetkel on Eesti migreeni ravijuhis sätestanud, et esimese valiku ravimiks nendel inimestel, kellel on näidustatud profülaktika, on siis kas sellised tugavusravimid nagu topiramat, amitriptyliin või propranolool. Ja sealt edasi juba sõltuvalt sellest, et kui see ravi ebaõnnestub, siis võib minna teiste variantide juurde ja nagu te näete siin alla selles punakas kastis on siis needsamad CGRP vastased monoklonaalsed antikehad kõik ilusti ära nimetatud. Selles ravijuhises täistekstis siis võib täpsemalt lugeda neid detaile, keda huvitab, aga põhimõtteliselt nüüd alates juunis meil on niimoodi see reguleeritud Eestis migreeni farmakoloogiline ravi, et mis peab teatud etappe siis läbima. Ja selle taga on siis tõendus, ehk missuguste farmakoloogiliste ravivõimalustega, missugused tulemused on uuringutest saadud. Arvesse on võetud kindlasti ka ravi kättesaadavus Eestis. Eeskätt me räägime siin sellest kahest punktist, kas neid üldse turustatakse, neid ravimeid Eestis ja teisest, et kui palju nad maksavad, sest mitte kõigil ravijuhises kajastatud ravimitel kahjuks ei ole haigekassa soodustust, et osa ravimeid on täishinnaga, kaasa arvatud siis needsamad tänase teema peakangelased ehk CGRP-vastased monoklonaalsed antikehad. Ja see on olnud põhiline argument, miks ravijuhises ei ole CGRP-vastased monoklonaalsed antikehad välja toodud esimeseks või teiseks valikuks. See on just see, et meil puudub soodustus. Nii, et võib öelda jah, et me tohutult palju areneme ja kui vanasti võib öelda, et meie migreeniravi oli mittespetsiifiline ehk suhteliselt robustne, oli küll efektiivne, aga robustne, siis me areneme järjest spetsiifilisema ravi suunas ja uhkema ravi suunas ja siin mulle meeldib tuua paralleeli, kuidas arenevad meie sidevahendid, näiteks mobiiltelefonid, nutitelefonid, et kui veel 15 aastat tagasi te oleksite öelnud või 20 aastat tagasi võib-olla kellegile, et ma lähen metsaseenele, kui on midagi, siis helista mulle, siis nii mõnigi võib-olla oleks pakkunud, et teil on viimane aeg psühhiaatri juurde minna. Aga näete, nüüd see on täiesti tavapärane, kõigil on telefonid kaasas. Ja minu poolt on see kõik, tänan tähelepanemist. Aitäh, Mark. Väga põnev endal migreenikuna kõike seda kuulata. Ma tahaks kohe, enne kui me patsientide juurde liigume, küsida sinult küsimuse, et mis kriteeriumitel täna üldse monoklonaalseid ravimeid saab küsida või tarbida siis? Migreeni diagnoos ja näidustuseks on rohkem kui 4 päeva migreenipäeva kuus.
Nii et põhimõtteliselt kõik, kellel on need eeldused olemas, saaksid seda oma perearsti kaudu siis küsida. Perearstidel ei ole keelatud seda kirjutada, sest neil ravimitel puudub soodustus ja sellega nagu ei laiene mingisuguseid piiranguid. Võib-olla lihtsalt perearstid ei ole veel nii palju nagu julged veel seda kirjutama, ei ole veel nagu kogemust saanud. Seda me nägime esimese 3 aasta jooksul, kui esimene monoklonaalne Eestisse jõudnud on. Nüüd muidugi, kui eriti ka ravijuhis on meil avaldatud ja ravijuhises on neid ka ära märgitud, ma eeldan, et perearstid ka muutuvad järjest julgemateks ka monoklonaalsete ravimite määramisel. Et peamiselt on praegu peavaluspetsialistid need, kes seda määravad. Ja peavaluspetsialistid, neuroloogid eeskätt, aga nagu ma ütlesin, kui perearst on teadlik, siis keegi ei keela tal kirjutada ja alustada, et see ravijuhis teilt ongi mõeldud meil esmatasandi arstidele ehk perearstidele. Kas on kuulda olnud ka või kuskilt läbi käinud, kas nendel ravimitel on mingeid kõrvalnähte, mis on kõige sagedam? Ja on küll kuulda, et põhimõtteliselt alati, kui mingisugune uus ravim üldse mõeldakse välja, enne kui ta ütleme, jõuab sinna ravimuuringutes sellisesse faasi, et hakatakse haigetele seda testima, uurima, et enne seda läbitakse ohutuse uuringuid nagu mitme etapi ohutuse uuringuid. Ja lisaks ka kogu ülejäänud aja jooksul registreeritakse kõik võimalik kõrvad, mis on selline lõputu protsess, üks asi, mis on uuringutega tuleb, teine asi, mis pärast kliinilises praktikas võib täieneda. Ja õnneks peab ütlema, et tänu selle kõrgele spetsiifilisele, et see ravi on ülihästi talutav, et sellist taluvuse küsimusi tekib üliharva. Mõnel üksikul inimesel võib kõhukinnisus tekkida, sest et seesama molekul mängib rolli ka seedetraktis, tal ongi ainult 2 funktsiooni, kesknärvisüsteem ja seedetrakt. Ja üks selline universaalne kõrvaltoime, mille eest keegi ei ole meie ajal kaitstud, on mingid allergilised reaktsioonid, et see on ka teoreetiliselt. Et peab ütlema, et me oleme siin Tartu Ülikooli peaolukliinikus määranud seda ravi alates esimestest preparaatidest, mis Baltikumi on jõudnud ja siiamaani ravi katkestamise põhjuseks meil ei olnud mitte kellegi, mitte ühelgi patsiendil kõrvaltoimed. Et inimesed on katkestanud ravi näiteks sellepärast, et lihtsalt raha ei ole, et ei jaksa enam seda välja osta või siis jällegi see väike protsent, kellel see ei toimi. Ma küsin siia kohe täpselt juba juurde meil mõne küsimuse, mis on juba tulnud, et kas on lootust, et ravile tuleb soodustus? Lootust on. Lootus on alati. Aga kui kaua see aega võtab, ma siin võin ju paralleeli tõmmata botoksiga. Botoksi efektiivsus kroonilise migreeni puhul me teadsime 2010. 2011 tuli ametlik näidustus Eestis, et botoksit võib kasutada kroonilise migreeni profülaktikas. Aga reaalse soodustuseni me jõudsime aastal 2020, et tegelikult läks 9 aastat. Väga tahaks loota, et äkki nende ravimitega ei lähe nii kaua, et äkki oleks mõistlik, võimalik kas või mingitel tingimustel seda ravi patsientidele pakkuda, kellel ei ole majanduslikult võimalik seda osta juba varem kui 9 aastat. Aga loomulikult mina ei ole siin mingi ütleja, et me osaleme nendel taotlemistel nii-öelda ekspertitena meditsiini poole pealt, aga lõppsõna on ikkagi haigekassa. Kahjuks. Nii on. Aitäh, Mark. Me kindlasti võtame siin lõpupoole veel mõned küsimused just ravimite osas ette, aga praegu liigume edasi patsientidega ja esiteks väga hea meel on, et olete üldse nõus oma kogemusi jagama. Ja äkki me alustaksimegi sellest, et nii Merlin kui Maris teevad väikse oma sellise migreeni tutvustuse, et kaua üldse see kestnud on ja kuidas see seni läinud on. Merlin näiteks, äkki alustad? Tere! Et olen Merlin
Olen ühe teismelise lapse ema ja igapäevaselt teen tööd kontorilaua taga. Peavaludega olen tuttav üle 20 aasta, migreeniga üle 10 aasta. Ehk et pärast lapse sündi ja imetamise lõppu siis moondusid need pingepeavalud migreeniks. Ja siis, kui ma nüüd vaatasin seda Marki ravijuhendit, siis ainult 2 ravimit ei olnud mulle sealt tuttavad, et mina olen teinud läbi selle teekonna seal järjest mööda seda redelit, proovinud neid seal mitmeid ja olengi nüüd pidama jäänud selle sama süstitava ravimi juurde, millest me täna räägime. Aga siis annan sõna Marisele. Aitäh. Tere. Et minul on täpselt samamoodi migreeniga kogemust 20 aastat nagu Merlinilgi. Et minul alguses olid need peavalud küll harva, aga nad läksid nagu järjest sagedasemaks. Ja siis järgneski tegelikult vist, ma arvan, kuskil 5 aastat hiljem migreeni diagnoos. Ja mul siis esineb nii auraga migreeni kui aurata migreeni. Aga mingi periood oli, kui ma jõudsin ka doktor Brašinski juurde, oli see, kui mul siis olid migreenid nagu poole aasta jooksul oli mul kuskil 20 peavaluvaba päeva. Et see oli siuke nagu üks siuke hirmutav aeg, et ma pidin tollel hetkel jätma oma kokatöö. Et ma ei olnud lihtsalt võimeline tööl käima, sellepärast, et migreenikud ju teavad, et sa tahaksid tõmmata tekki üle pea ja sa ei taha ju, ma ei tea, kuskil kuuma pliidi ääres süüa teha. Ja tegelikult praegu on mul nagu ajas üldse on muutunud minu migreenid, et nüüd on nad üldse seotud menstruatsioonitsükliga. Et nii kui mul hakkavad päevad, nii hakkab minul migreen. Ja see on niisugune tavaline, et kui ma juba kalendris vaatan ära, okei, kuu lõpus hakkab, et siis ma juba suudan nagu võtta selle migardi sisse, teinekord küll mitte. Ja siis on nagu jama majas, et nagu ma kirjutasin ka selles tutvustavas loos, eks ju, et mul see viimane hull kogemus oligi siis tegelikult detsembrikuus, kui see migreeni staatus siis kestis 6 päeva. Mul käis selle aja jooksul siis 3 korda kiirabi kodus, andis küll mingi leevenduse ja ta käis isegi öösel kodus, mul vist 12 ajal andsid siis hapnikku, valuvaigistit ja ütlesid, et tee ka ja mine magama. Ja kuskil 4 ajal siis öösel oli see, kui nagu keegi oleks noaga pähe löönud ja üks pool oli halvatud. Et see oligi nagu see moment, et appi, et kui 160 ikkagi kihutatakse nagu haigla poole ja ma ise kliinikumis töötan ka EMO-s, siis ma sain aru küll, et midagi on nagu valesti ja kui siis neuroloog juba vastas oli, ütles, et nüüd tuleb trombolüüs teha, et kas sa oled nagu nõus. Aga õnneks ta tegi ikkagi mulle kompuutri ja MRT ja pea oli puhas ja oli ikkagi migreen. Et selles mõttes need on siuksed hirmutavad kogemused ja eks peale seda see taastumine oli nagu tegelikult hirmus ja pikk, et mul tekkisid ka peale seda nagu paanikahood, et öösel täpselt kui kell sai 4, siis mul keha nagu andis märku, süda hakkas pekslema, et tegelikult väga raske ja et see migreeniga võitlemine on siiamaani, mul on muidugi harva nüüd, et ma olen suutnud ikkagi migardi sisse võtta, ära hoida ja ka tegelikult tavalised ravimid minu jaoks, kui ma võtan nüüd näiteks gramm paratsetamooli, serukaali ja 14 diazepami tilka ja ma saan magama jääda, siis ma üldjuhul magan nagu selle migreeni ataki välja. Aga minu soovitus ongi see, et ülioluline, et kui teil ongi näiteks minul on see migard on minu SOS pill, eks ju, et see peab alati olema kuskil kotis või kuskil taskus. Igaks juhuks kohe kätte saada. Ongi näiteks, kui vanemate lähed külla, et vanemate kuskil rohusahtlis oleks see ka olemas, sellepärast, et see on nagu ülioluline, kui sa selle maha magad, siis võib minna võitluseks.
aitäh. Lühidalt. Ma arvan, et nii mõnigi kindlasti tunneb endast ära need hirmutunded ja kogu selle suudab suhestuda ka sinu teekonnaga. Et aitäh, et sa seda jagasid ja liigume siis edasi ravimite osas, et kas sul, Maris, on ka monoklonaalseid ravimeid proovitud? Minul on kunagi botoksi süsti selles mõttes soovitatud, aga tead, ma ei ole seda teinud ja ma isegi ei oska nagu öelda, miks ma ei ole teinud. Võib-olla see on ikkagi nagu kartus ju uute ravimite ees, et nagu me ütleme, et paljudel on kõrvaltoimed. Ma ütlen ausalt, et kui mul see viimane Satakk oli, siis ma panin veel paratsetamooli kodeiiniga, aga kujutate ette, kui te paratsetamooli kodeiiniga kasutate 2 nädalat, siis ülejäänud 2 nädalat ma nagu ei saanud asjadest üldse aru, et mul oli pearinglus ja ma pöördusin nagu uuesti neuroloogi juurde, ütlesin, kuule, mul on nüüd nagu atakk läbi, aga ma olen nagu purjus, ma olen uimane, mul pea ringi, ma ei saa päris täpselt aru, mida ma teen, kus ma olen, et ma ei ole mina ise. Ja siis, kui ta vaatas ära, neid ravimeid sa võtad, selge. Et tegelikult mina praegu olen saanud nagu hakkama nendega, et ma tõesti ei oska öelda, miks ma ei ole seda botoksi, et teema ei ole isegi mitte nagu rahas, aga ma ei teagi isegi, miks ma ei ole nagu seda varianti kasutanud, et võib-olla ma olen jätnud selle siis selliseks back-up variandiks, et kui ikkagi nagu väga hulluks läheb, on ju, et siis ma nagu katsun. Kas Merlin saab siin kohe sõna sekka öelda, et kuidas tema selleni jõudis, kas oligi see teekond, et sa katsetasid erinevaid variante ja alles siis oligi nagu see varuvariant lõpuks, nagu ütles Maris, või kuidas sina nendeni jõudsid? Minul oli niimoodi, et kõigepealt, kui migreeni moodi hakkasin peaval tulema, siis ma sain abi perearstilt, kes siis aitas hooravimi väljakirjutamisega selle sumatriptaaniga. Aga mida aeg edasi, siis neid peavalupäevi tuli kogu aeg juurde ja ikka hakkas elu segama ja siis ma jõudsin ka sinna neuroloogi ukse taha. Ja siis määrati mulle need profülaktilised ravimid, mis olid seal Margi slaidil, ehk et hakati minema täpselt seda redelit mööda, ehk et mina olen siis proovin seda amitriptyliini, ta mõjus päris hästi, aga pika peale hakkas mul kaal tõusma ja sellega ma väga rahul ei olnud, sest ta tõusis ikkagi päris korralikult ja siis ma palusin välja vahetada, kuigi toime oli tal tegelikult hea. Ja siis leidsime arstiga, et lähme siis proovime midagi muud, siis järgemööda oligi see propananool, millega mul kahjuks kohe tekkis mingi kõhulahtisus vist oli ja iiveldus, ehk et ma ei kannatanud seda väga kaua võtta. Siis jälle olin ma seal ukse taga, siis prooviti topiramaati ja selle topiramaadiga ma sain nagu kõige hullemad kõrvaltnähud, et ma olin kogu aeg selline nagu segases olekus, unustasin kõik asjad ära, mis ma tegema pidin, meeleolu kõikumised ja ühesõnaga sellega ma ei saanud väga kaua jätkata. Ja siis määrati mulle jällegi uus ja siis oli see Duloxetin ja selle peale ma jäingi päris pikaks ajaks, et profülaktilise ravimina. Aga siiski oli neid päevalupäevi minu jaoks liiga palju. Mina olen ära proovinud botoksi, aga too minule ei mõjunud. Proovisin vist, öeldakse, et 3 korda tuleb teha, et vaadata mõju. Ma tegin 2 korda ära, aga kuna mõju ei olnud, siis me seda 3. rohkem ei teinudki. Ja siis olidki turule tulnud need Erenumab, oli siis esimene. Ja siis seda ma süstisin aasta aega, aga siis lihtsalt hakkas see nii hullult rahakotile, et ma jätsin ära ja siis pidasin üle poole aasta vist vahet, peaaegu aasta, aga peavalupäevade arv jällegi tõusis ja siis hakkasin seda teist, mis oli turule jõudnud, see Fremanezumab ja sellega ma nüüd olen siis siiamaani, et need mind aitavad, et 3-4 korda võtavad peavalupäevi vähemaks,
päris ära ei võta, aga vähemalt aitavad, et selles mõttes kui vähegi võimalik, ei taha ma nendest loobuda. Et selles suhtes võrreldes nagu varasemaga see elukvaliteedi tõus on ikkagi märgatav. Nüüd selles suhtes on hea, et kui Maris mainiski seda, et võib-olla ongi mingisugune kartus ka migreenikutel nende uute ravimite ees ja ka just nende kõrvaltoimete ees, et kuidas sinul, Merlin, sellega oli, et kas tekkis midagi, et sa mainisid ka, et mingite ennetavate ravimitega see oli, aga kuidas monoklonaalsete puhul oli? Aga selles mõttes ma olin iga uue ravi peale minekul, ma olin hästi optimistlik, ma ei kartnud ette, ma alati loodan parimat. Ja samamoodi ma ei kartnud ka neid uusi katsetada, et just nimelt, et ega mul mitte midagi enam kaotada ei olnud, et piisavalt halb oli niikuinii, et ja nendega mul ei ole ka kõrvaltoimeid mitte midagi. Et sinu jaoks see kogemus nagu ennetavate ravimite ja selle praeguse ravimi võrreldes on täiesti erinev? Ja, täiesti erinev. Mulle hästi meeldis see, kuidas sa ütlesid, et sa sellise, enam hullemaks niikuinii ei saa minna mingis mõttes, et saab ainult paremaks, et selles mõttes see suhtumine ilmselt migreenikuna just selle erinevate ravimite otsimisel on hästi oluline. Küsin sellise küsimuse teilt mõlemalt, et kuidas te tundsite ära, et kas ravim sobib sulle või ei sobi? Maris, äkki sa vastad esimesena? Peadki ju jälgima seda, et kas see võtab sinu peavalu ära või teeb sinu enesetunnet paremaks või tal esinebki siis kõrvaltoimeid, et kumb siis kaalub nagu üles selle poole, et kas siis nüüd peavalu kannatada ja kõrvaltoimeid pole või siis on see vastupidi, et selle järgi sa tegelikult saadki aru, et kas on õige ravim ja sa kindlasti ei saa öelda seda nagu ühekordsel kasutamisel on ju, et ma Migardit, ma arvan, et ma kasutasin esimest korda üle 10 aasta tagasi, ega siis, kui ma seda infolehte lugesin, ma kodus nutsin, ma ei tea, näitasin mehele, ütlesin, issand jumal, mille jaoks see loodud on, mis asi see on, mõtle, kui mul tuleb see on ju. Ja ta ütles, et ei, et proovi ära vaata ja tegelikult see toimis nagu imehästi, nii kui takk oli tulemas. Mul ei olnud seda, et ma oleks kuskil vetsupoti ääres oksendan tekk üle pea ja öelnud kõigile, et olge nüüd vait, sest minul on hoog. Et tegelikult mina arvan, et tulebki ikkagi katsetada, mitte esimesel korral loobuda ja vaadatagi siis kumb kaalub nüüd üles, kas need kõrvaltoimed või vastupidi. See on minu arvamus. Merlin, kas sa tahad siia peegeldada? Ei, ma olen nõus Marisega, et kõige paremini näeb ju seda ikkagi sellest peavalupäevikust ehk et kohe pärast esimest käiku neuroloogi juurde sain ma käsu täita peavalupäevikut ja seda ma olen kõik see aeg teinud. Ehk et muidu sa lihtsalt ei mäleta, palju sul tegelikult neid kordi oli ja kui sa kirja paned, siis sa näed väga hästi ära, et mis see siis töötab ja mis ei tööta. Eks selle ravimite kõrval tuleb muid asju ka oma elus korrigeerida kindlasti, eks ju. Aga see on jah oluline, et mis ravimid sa võtad ja siis sa saadki pärast seostada, et kas ta töötas või ei töötanud sinule. Kas vähemaks jäi päevi valuga või ei jäänud. Et see on ikkagi selline pidev enese jälgimine kogu selle protsessi jooksul. Haiguse tundma õppimine selles mõttes, et ka tõid selle päeviku nagu siin teemaks, siis tegelikult see ongi nagu nii hea, et kui mina vaatan ka näiteks tahad, mul oli tollel päeval oli tolle migreeniga oli pearinglus, iiveldas ka, okei, mul sealt natuke ka tuksus on ju, siis sa järgmine kord ei torma võib-olla kohe emosse või sul ei teki nagu paanikat, et sa näedki, need ongi minu migreeni sümptomid, siis kõrval ongi ju tegelikult see, et mis ravimeid sa oled tarvitanud, kas see mulle aitas, on ju. Mina teinekord olen ka see, et näiteks kui kevadel hakkab toominga sõitsema, minul absoluutselt ei sobi. Ma tean, et kui on juba kuskil kilomeetri kaugusel toomingas, siis on minul attack kindel, eks ju. Et selle peavalupäevikuga sa tegelikult õpidki seda oma haigust tundma ja sa tegelikult näedki, milline ravi sulle nagu sobib. Ja kindlasti, kui sa saad hea arsti ja see koostöö, siis parandab elukvaliteeti kindlasti, mina julgen öelda 10%.
Väga hästi. Suured tänud mõlemad oma mõtete edastamise eest ja lähme äkki edasi meil on tulnud päris mitu küsimust juba ja need on üpris ravimite spetsiifilised, et võib-olla Mark panen su siia kohe tagasi eetrisse ja alustame siit otsast peale. Kas süsti annustamise aega peaks kuidagi ka menstruaaltsükliga kooskõlastama, et siin just näiteks Maris tõi välja, et temal on see väga menstruaaltsükliga seotud? Ei pea. Iseenesest tänu sellele pikale poolestusajale, et see ravim püsib nii mitmeid päevi, et see ei anna täiendavat efekti, et kui inimene on püsivalt ravi peal ehk süstib kord 4 nädala tagant, siis tal ongi enam-vähem konstantne kontsentratsioon ja toime. Selge. Mis tingimustel saab ravimi soodustust botoxile näiteks? See on Haigekassa poolt ette antud. Iseenesest ravi alustamise kriteeriumiks on esiteks see, et peab olema krooniline migreen, mitte episoodiline, ehk siis 15 päeva kuus peavalusid ja peab olema varasemalt ära proovitud vähemalt 3 erinevat profülaktilist ravi ja mis on ebaõnnestunud. Ja ekstra tingimusena on siis välja toodud seda, et ravi, seda süsteravi, seal on spetsiaalne protokoll, see süstimine, kui palju botoxid, kuhu täpselt süstitakse, see erineb sellest, mida kasutatakse kas nende düstooniate ehk tahtmute liigutuste ravis või lihaste spastilisuse ravis või siis esteetilises meditsiinis, seal on eraldi migreeni protokoll nõnda nimetatud. Ja Haigekassa poolt on samuti välja toodud, et seda ravi võib osutada see neuroloog, kellel vastav kogemus on olemas, kes on läbinud vastava sisulise koolituse. Ja peab ütlema, et jah, et järjest rohkem neurolooge on neid koolitusi meil Eestis läbinud ja praegu geograafiliselt on meil kaetud, kui ma vaatan, et kes on neuroloogidest koolitustel osalenud, mida me oleme teinud alates sellest, kui 1. jaanuar 2020 see kehtima hakkas, siis Tallinn, Tartu ja Pärnu on raudselt kaetud ja Ida-Virumaa on ka muide kaetud neuroloogid, kes on läbinud koolituse, kel on õigus seda süstida. Seda on hea kuulda. Kas nende ravimite puhul võib keha või organism kuidagi ka ära harjuda niimoodi, et see efekt täiesti kaob? Ma eeldan, et nende ravimite all mõtleme neid monoklonaalsed. Okay. Väga huvitav on see, et jah, et seda nagu väga ei ole täheldatud. Isegi vastupidi, et omal ajal, kui suurusjärk 10 aastat tagasi need esimesed kliinilised uuringud algasid nende ravimitega, enne kui nad üldse apteekidesse jõudsid, et needsamad paljud nendes uuringutes osalenud migreeni patsiendid jäidki neid tarvitama ka peale uuringute lõppu, ehk siis nad praeguseks ajaks juba nende kogemus on juba suurusjärk 10 aastat selle raviga ja on neid jälgitud nende muidugi nõusolekul, salaja keegi ei jälgi kedagi, ja seal pigem kirjeldatakse sellist nõnda nimetatud kumulatiivset efekti, ehk tähendab seda, et iga natukese aja tagant nagu efekti tuleb natukene juurde. Jah, kõige kiirem efekt tuleb ravi esimestel kuudel ja kui see efekt ei ole selline nagu täiuslik, ehk siis a la 20 päeva pealt läheb 1 päeva peale, vaid näiteks 20 päeva peale langeb seal esialgu 10 päeva peale, pärast veel 8 päeva peale ja nii edasi, et pika aja jooksul see sagedus järjest tasapisi veel langeb, ehk siis seal mitte ei harju, vaid vastupidi, see toime tuleb ainult juurde. Aga jah, nende suukaudsete ravimitega mõnedega on kirjeldatud jah, et mis pärast ka üldine selline soovitus peavaluspetsialistide seas on see, et kui inimene on suukaudsel profülaktilisel ravil, kõik need samad tablettravim, mida ma olen maininud enne, et aeg-ajalt soovitakse seal ka paus teha, et kui inimene on näiteks 2-3 aastat ikka järjest seal ravil on olnud, et võiks nagu pausi teha, et seal võib mõnikord inimesel selline
psühholoogiline tõrge tekkida, et mul on ju selle raviga nii hea, et miks ma pean nüüd ära lõpetama. Aga seal point on põhiline selles, et võib-olla, kui me jätame ravi ära, et see efekt jääbki kestma, et siis ei pea võtma enam seda rohtu, et seda kontrollida. Aga jah, et tulles tagasi selle küsimuse juurde, paljudel vastupidi, et tablettravil mõne aja peale, annus on stabiilne, esialgu oli hea toime, inimene talub ravi hästi, võtab näiteks aasta-poolteist ja siis mingi hetk hakkavad jälle migreenivood sagenema, et sellist harjumist jutumärkides on kirjeldatud küll. Aitäh. Kui ravi ajal monoklonaalsete antikehadega siiski tekib migreenihoog, nagu ka Merlin ütles, et tal päris täiesti ära ei ole need kadunud selle ravimiga. Et kas siis hooravimina tohib ikkagi kasutada sumatriptaani või fruvatriptaani ja kas see toimib kuidagi anti-CGRP ravifoonil? Ja, tohib ikka, et need on täiesti kaks eraldiseisvat asja, et põhimõtteliselt ei ole mingit vastunäidustust, neil ei ole omavaheliselt mingit koostoimeid ega reaktsioone. Ja mis puudutab nüüd seda, kui hästi nad toimivad, et olgugi, et profülaktilise ravi eesmärk on vähendada hoogude sagedust. Koos selle hoogude sageduse langusega väga paljudel inimestel tekib ka see fenomen või see toime, et nad kirjeldavad, et hood muutuvad kergemateks ja lisaks nad alluvad paremini hooravile ehk need samale sumatriptaani või muu triptaanile näiteks. See ei ole universaalne ja see ei ole garanteeritud, aga nagu üldse meditsiinis ei ole üldse midagi garanteeritud. Aga põhimõtteliselt jah, et pigem täheldatakse seda, et efektiivne profülaktiline ravi parandab ka hooravile alluvust migreenihoogude puhul. Et seda lihtsam on tegelikult ka neid hooge juba siis hooajal kontrolli alla saada. Paljudel inimestel jah on. Natukene teistpidi küsimus, mis otseselt monoklonaalseid ravimeid ei puuduta, aga kas triptaanid võivad põhjustada ka ravimi indutseeritud peavalu? Ja kui võivad, siis kuidas siis võõrutamine käib? Mul vahepeal häkkis, ma vabandan, kas saad korrata? Ikka saan. Kas triptaanid võivad põhjustada ravimi indutseeritud peavalu? Jaa, võivad. Ka triptaanid on valuvaigistid, kõik valuvaigistid võivad põhjustada ravimi indutseeritud peavalu. Ja kuidas siis... Selleks piiriks on, et mitte riskida sellega, on 10 päeva kuus, mida ei tohiks ületada. Aga kui juba migreen läks nii vastikuks, et inimene sattus sinna surnud ringi, et järjest rohkem vajab valuvaigisteid, et siis kõige efektiivsem ravi on siiski võõrutus, et peab ikka sellest ületarvitamisest lahti saama. Ja kuidas sellest, mis see parim kiire nõuanne on, kuidas sellest lahti saada? See sõltub ületarvitatavast ravimirühmast, et kui me ületarvitab triptaane, siis tavaliselt see võõrutus on edukas, tavaliselt soovitakse võõrutada päeva pealt, et tänasest ei võta. Olles valmis, et esimesed nädal-2 võib hullemaks minna, ja selle võõrutusperioodi jooksul kindlasti peaks inimene tagama seda, et tal on iivelduse vastaseid ravimeid käepärast, sest see võõrutus ise võib juba iiveldust tekitada, et tal on piisavalt vedelikku tarbib, et kuivale ei jää, aga ütleme nii, et see on keeruline, aga seda kõike tasub teha ületarvitamise puhul just nagu tuleviku nimel, sest kui inimene ei tee võõrutust, siis see surnud ring sööb ta ära. Ta jääbki sinna üle tarvitama ja kui see kestab ka väga pika aja jooksul, siis lõpuks ka need triptaanid ja valuvaigisid, nad lõpetavad üldse toimimise ära. Et siis on eriti keeruline inimest aidata. Mis sa oskad öelda meile USAs kasutatavate Gepant-tüüpi preparaatide kohta? Jaa, Gepant-tüüpi preparaadid, teil nad ei ole ainult USAs, sest just sügisel praegu registreeriti esimene Gepant Euroopas ka. European Medical Agency registreeris Rime Gepant on esimene, mis Euroopas registreeritud. Tahaks hirmsasti loota, et nad tulevad Eestisse
äkki järgmise aasta jooksul. Tavaliselt on see nii umbes käinud, et kui Euroopas registreeritakse, et umbes aastake võib võtta, kuni Eestis on see ka olemas. Ja tegemist on hooravimitega. Need molekulid on hoopis teistsugused, erinevad monoklonaalsetest antikehadest ja gepandid on mõeldud eeskätt hooraviks, ehk siis nagu triptaanid, nagu sumatriptaan, aga nad toimivad hooravimina läbi selle, et nad kiiresti blokeerivad seda CGRP-d, mis tõuseb, mäletate, ma näitasin neid graafikuid, kuidas hoo ajal tõuseb see CGRP. Aga need on lühitoimelised, et selleks, et me kasutaks mingit ravimit profülaktiliselt, on vaja nagu hästi pikka toimega preparaati. Aga me pikki silmi ootame gepante Eestisse kindlasti nendele inimeste jaoks, kellel triptaanid ei ole kättes, nad ei ole efektiivsed, on teatud protsent migreeniga inimesi, kellel kahjuks triptaanid ei jäita, me ei tea päris täpselt miks. Ja teine probleem on muidugi see, et siin Eestis olles paljud patsiendid, pole nii mõnigi siin on juba kogenud, et meil on teatud ravimitega siin tarneraskused, et väga head rohud ei ole firmapoolsetel põhjustel praegu turustatavad, kuigi nad on ametlikult registreeritud ja soodustus on kõik olemas. Nii et mida laiem on meil see valik, et seda kergem meil on aidata inimesi ja seda parem elukvaliteet on inimestel. Selline küsimus, mis on natukene viitab ka Soome patsientide kogemusele. Et sealt on kogemusi lugedes tulnud välja, et paljudel on tulnud depressioon või ärevushäire antud ravimite puhul. Kas võib kuidagi olla serotoniiniga seotud? Kas oskad meile sellest midagi rääkida? Mis puudutab meeleolu ärevushäire tekkimist keset migreeni profülaktilist ravi, siis enamasti on tegemist mitte uue, de novo, nagu me meditsiinis de novo uue meeleolu ärevushäirega, vaid võib-olla enne seda varjus olnud ärevusmeeleoluhäirega, mis mingil põhjusel nagu lööb välja teatud tingimustel. Jah, on olemas teatud profülaktilised ravimgrupid, mille puhul on lausa kõrvaltoimena depressiooni väljalöömine on välja toodud. Näiteks üks nendest on propranolool, mis on kasutusel ka migreeni profülaktikas, et tõepoolest, kui inimesel on kaasuvalt kliiniliselt oluline depressioon, meeleoluhäire, siis me pigem ei alustaks nagu ravi propranolooliga, vaid valiks mingit muud preparaati. Nüüd CGRP ise, vaadates seda toimeselektiivsust, et kui me blokeerime CGRP, siis tegelikult see ei sekku kuidagi serotoninergilist, siin oli küsimus ka selles, et kuidas see võib serotoniiniga olla seotud, et see CGRP blokeerimine iseenesest teadaolevalt ei sekku serotoniini ainevahetusse kuidagi, et me ei eelda, et see tekitaks uut depressiooni inimesel. Aga loomulikult selles mõttes, et raporteeritakse erinevaid asju ja mul on ka endal olnud selliseid patsiente, kes leiavad endal mingit depressiooni või ärevust peale seda, kui migreen läheb paremaks. Ja tavaliselt, see loogika selle taga on selles, et mõnel inimesel jällegi see ärevus, see meeleoluhäire on taustal on olemas, aga ta enne oli nii ametis oma migreeniga, et tal ei olnud nagu seda nagu potentsiaali nagu pöörata tähelepanu kaasuvale meeleolu või ärevushäirele. Kuigi tavaliselt inimesed seda panevad, aga mõnedel üksikutel on selline paradoksaalne toime on olnud küll. Küsimus statistiliselt poolelt. Et kas on mingid statistikat, et monoklonaalselt antikehad toimivad paremini auraga või aurata migreenikutele? Ei, laias laastus suhteliselt võrdselt. See vahepeal kohe segada, et mul on hea või aurata, iga tahes toimib. Väga hea. Nii, aga ma arvan, et küsimustega selles suhtes võtame veel ühe ja siis tõmbame vaikselt otsad kokku.
et kui migreeni triggeriks on alati füüsiline koormus, jooksmine, pallimängud, kõik kõrgenenud pulsiga tegevused. Et kas see siis tähendab, et nüüd peaks spordialast loobuma või siis on mingi konkreetne profülaktilise ravimigrupp, mida sa saad kohe soovitada, et võiks kaaluda? Eraldi neid profülaktilisi ravimigruppe niimoodi uuritud ei ole, et kas üks või teine grupp nendest oleks spetsiifiliselt toiminud sellisele triggerile. Et loomulikult, mida paremini on migreeni kontrolli all, seda vähem migreeniga inimese aju on nagu predisponeeritud sellele, et trigger ehk see vallandaja käivitab neid migreeni ataki mehhanisme ehk teist sõnadega vähem on migreeni atakke ja vähem on vallandajaid ja väheneb ka seos vallandaja ja migreeni hoogude vahel. Kuna mul käib ka palju noorsportlasi migreeniga ka meie Eesti mõned tipud, et siis ma pean kogu aeg jälgima, et kui ma ravin neid migreeni vastu, et ma kogemata ei teeks nendele karuteenet, sest mõned migreeni profülaktilised ravimid on ametlikul doping, kui sa teed tippsporti. Ehk siis näiteks on näidata, saab propranolool tegelikult sellised selle rühma preparaadid, mida me migreenis ka kasutame profülaktikas, on ka seal samas ja see parandab füüsilist sooritust ja seetõttu sportlastel neil ei tohi seda ravi ordineerida. Muidu nad on kohe dopinguagentuuriga pahuksid kohe. Kuigi tegelikult üritas oma migreenidega paremini hakkama saada, eks. Aga üldiselt me oleme siin mõni aasta tagasi koos Euroopa kolleegidega teinud ühe süstemaatilise ülevaate just teemal füüsiline tegevus ja migreen. See on vabalt allalaetava artiklina on täiesti olemas ja üldine seos on selline, et füüsiliselt aktiivne eluviis vähendab migreeni hoogude sagedust. Siin ma tahtsingi öelda seda, et kui mina sattusin sellesse samma nõiaringi, kus mul oli ju valuvaba päevi niivõrd vähe, ma üledoseerisin neid ravimeid, siis tegelikult mina lõpetasingi päeva pealt ja mina läksin jooksma hommikul 5 kilomeetrit ja õhtul 5 kilomeetrit. Alguses küll veremaitse suus, nutt kurgus, aga ma ütlen ausalt, et tänu sellele ma tulin nagu tegelikult sellest perioodist välja, mis oli nagu 6 kuud põrgut, et praegu on täpselt samamoodi, kui mul on migreen, ma lähen välja nii, kui ma saan nagu värsket õhku, et ma isegi ei pea nagu jooksma, vaid siuke tempokas kõnd, et ikkagi natuke pulss üles lööb, see aitab nagu väga hästi, et tegelikult ei pea seda kartma, et kui alguses tundub, et võib-olla läheb nagu valu tugevamaks, siis mingi aeg ikkagi seda tegevust tehes ta tegelikult minul vähemalt vähendas ja mina tulin välja sellest ravimi nii-öelda sõltuvusest. Väga hea, nii et kõik peale webinari veel õue liikuma, isegi kui natuke pime on koos helkuriga siis. Aga lõpetuseks ma tahaksin, et Maris ja Merlin äkki te annate oma 3 soovitust migreenikule, ükskõik siis, mis teekonnal nad parasjagu on või kui kaugel oma ravimite otsingutega. Aga 3 parimat soovitust, mis te oskate öelda? Esimene kindlasti ongi see, et täitke seda peavalupäevikut ja see Migravation äpis päevik on ju nagu jumala kingitus selles mõttes, et seal on ju kõik hästi, et kui ma alguses täitsin ka 15 aastat tagasi paberi peale ja kui ma jõudsin nagu doktori kabinetti, siis ta ütles, kus su peavalupäevik on, ma ei tea, ma unustasin maha, ei olegi, eks ju, et täita kindlasti seda päevikut, siis õppida selle läbi siis seda oma haigust tundma või seda oma peavalu tundma ja liikumine. Mina ütlen ausalt, värskes õhus liikumine, et leidke iga päev nagu see aeg, et minna kas või pool tundi välja. Uskuge mind, et see aitab hästi palju. Ja muidugi positiivsus, mis seal ikka. Ka väga õige. Merlin, mis sina soovitad? Ja need Marise soovitused on jummel õiged. Ma lisan siis sinna, et ärge jätke oma toidukordi vahele.
et sööge ikkagi regulaarselt, siis magage piisavalt, mitte ebaregulaarselt või unetunde vähendades. Ja ikkagi, et ravim oleks kotis, et see hull aeg üle elada, kui see siis sind tabab. Täpselt nii, ma arvan, et kõik väga õiged soovitused ühele migreenikule elus hakkama saamiseks. Aga suur aitäh, Mark, suur aitäh, Maris ja Merlin, et teie ka oma kogemusi jagasite ja nüüd võib-olla saime mõned just nagu ka Maris mainis, et sellised kartused uute ravimite ees äkki saime Margi tutvustusega kummutatud ja siis ka Merlini ja Marise toel seda kogemust jagades veel julgust juurde. Suur aitäh meie poolt. Julgus nüüd, et võib-olla ikkagi tuleks teha ära, et ei tundugi enam nii hirmutav. No just, minul väga rõõm kuulda. Aitäh kõigile. Suur aitäh ja minge siis õhtul veel liikuma. Aitäh, nägemist.